Tere! Mina olen Hanna Alajõe Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna vanemspetsialist ning tutvustan teile täna üht vaimse tervise olulist alustala ehk nii-öelda vitamiini, milleks on tasakaalustatud toitumine. Et enda tervist hoida ja toetada, on mõistlik jälgida toidusoovitusi ja teha teadlikke valikuid. Toidupüramiid näitlikustab kergesti arusaadavalt, milliseid toidugruppe võiks süüa rohkem või vähem, et tagada mitmekesine tasakaalustatud toidulaud ja et organism saaks kõiki vajalikke toiduaineid soovituslikus koguses. Toidupüramiidi alumises osas asuvaid toidugruppe, teraviljatooted ja kartul, ka marjad, puu- ja köögiviljad võiks süüa koguseliselt rohkem ja tihedamini, samas kui püramiidi tipus asuvaid magusaid ja soolaseid näkse võiks süüa võimalikult vähe ja harva. Kuigi kõik 5 põhitoidugruppi, milleks on lisaks tärkliserikastele toitudele ja puu- ja köögiviljadele veel piim- ja piimatooted, lisatavad rasvad, õliviljad, pähklid, seemned ja toidugrupp kana, kala, liha, linnuliha, muna, on kõik segatoitlasele võrdselt olulise tähtsusega toitainete saamiseks. Kui mingil põhjusel on mõned nendest toidugruppidest enda toidulaualt välja jäetud, tuleks kindlasti läbi mõelda, millega neis asuvaid toite asendada, et ükski vajalik toitaine ei jääks saamata. Üldiselt ei ole vahet, kas me räägime füüsilisest või vaimsest tervisest, tervisliku toitumise põhimõtted on siiski samad. Küll aga on leitud, et mõnedel toitainetel võib olla suurem roll meie vaimses heaolus. Nendeks toitaineteks on näiteks oomega-3 rasvhapped, eriti just pikaahelalised DHA ja EPA ja B-grupi vitamiinid, sealhulgas niatsiin ja folaadid. Nendel on eriti suur roll närvisüsteemi tööks. Oomega-3 rasvhappeid leidub enim kalas, linaseemnetes, rapsiõlis ja sojaubades ning B-grupi vitamiine leidub seemnetes, pähklites, täisteratoodetes, kaunviljades ja maksas. Folaatide jaoks peaks tarbima ka piisavalt tumerohelisi köögivilju. Siiski ei ole need ainsad toitained, mida on vaja vaimse tervise hoidmiseks. Seega ei ole mõtet keskenduda üksikutele toitainetele või ka toitudele, vaid toitumist tuleks vaadelda tervikuna ning õppida ka tundma oma keha signaale. Toitumine on tavaline, igapäevane osa meie elust, seega ei ole hea, kui see tekitab meis liigset stressi, või toidukordade planeerimine tekitab ärevust või ka muremõtteid. Toit on oluline osa meie jaoks sellepärast, et see annab meile vajalikku energiat, toitaineid, aga ka naudingut.